Me oleme siin Pärnus Beach Grindi festivalil või üritusel. Oleme siin klubis Sunset Beach Grindi ürituse raames viimas läbi intervjuusid erinevate inimestega, kes siin teate rohkem natukene silmapaistvamad on. Muidugi kõik on silmapaistvad, aga mõned on just eriliselt silmapaistvad. Joosepiga rääkisime just pool tundi tagasi juttu. Praegu oleme saanud siia kaamera ette Riho, kes on, ma ütleks, et üks kõige entusiastlikum inimene siin publiku hulgas täna teatud ühel põhjusel nimelt selles, et Riho kogub trummipassi vinüüle. See on täiesti tavaline hobi ja trummipassi vinüüle, mitte ainult nagu veel asju, seda me saame kohe teada, aga ta kogub, mis teeb temast just erilise kollektsionääri, on see, et ta kogub signeeritud trummipassi vinüüle, ehk siis tal on, nagu ma aru saan, siis maailma kõige suurem trummipassi siis signeeritud autogrammidega trummipassi plaatide kogum. See on küll... Tervist ka! Tere! Mina olen Riho. Võib-olla, et sul on õigus, jah. Vaat ei ole selles suhtes... Ei ole võrrelnud teistega? Vaat raske on võrrelda tõesti, jah. Aga palju sul, alustamist sellest, palju sul üldse neid autogrammidega vinüüle on? Vaat see on ka jälle siuke täpset arvu ei tea, aga no paneme mingi 200-300 ringis, ma usun kindlasti on. Okei, ja palju umbkaudu võib-olla neid erinevaid artiste selle 300 hulgas on? Vot ei tea, ma arvan, et 10 sõrmest jääb kindlasti väheks, aga no ütleme, et kõik suuremad nimed on ikka olemas, et selles suhtes eks kuulaja-vaataja kindlasti ise ka teab, et... Millal see üldse algus sai ja kaua sa üldse, ma ei tea, vinüüle kogunud oled? Vinüüle saad võib-olla vist ostnud kauem, aga ühel hetkel, mu loogika ütleb, et said vist esimesed autogrammi peale ja siis tekkis siuke sportlik huvi või? Eks ta niimoodi ei ole jah, et kus see täpselt alguse sai, seda on nagu raske öelda, aga tõenäoliselt niimoodi küll, et vaataks, et võiks nagu autogrammi peale küsida, aga ma arvan, et see on pigem siuke puutepunkti teema, et ühelt poolt on artist, kes teeb muusikat, annab vinüüli välja ja siis on kuulaja, eks ole, et siis vinüül on selline nagu toob keskele kokku, et austus artisti vastu? Ühelt poolt kindlasti jah, sa ostad ju tema muusikat, et sa ei osta seda ju niisama, et digitaalsel ajastul sa lihtsalt ostad ühe faili endale kõvakettale, eks ole, aga kui sa ostad vinüüli, siis... Ma tahtsin küsida, kuidas see tavaliselt välja näeb? Kas sa ootad, millal DJ-d lõpetavad oma seti ära ja siis loodad õnnele või on sul juba eelnevalt kokku lepitud või millised on need kõige siuksed eredamad juhtumid üleüldse, kus keegi on täiesti keeldunud või keegi on väga valesti imelikult vaadanud või mõni on nii hullult üllatunud, et kallistamise pärast või ma ei kujuta ette? Ma arvan, et siin on kõike olnud aja jooksul, aga eks alguses oli kindlasti see, et sa ajastad seda ikka kuidagi, et kas ennem pärast, eks ole, et seti ajal loomulikult ei lähe, eks. Aga on ka neid olnud muidugi, kus on inimesed publikusajast välja karanud oma mille iganes, postriga või piletiga, et autogramm peale saada, aga kui võimalus enne, kui võimalus pärast, on imestavaid, on mitte imestavaid artiste olnud, et aga eks ikka on hea meel. Kellel kõige parem meel üleüldse olnud, kõige autentsem, positiivne? Oled sa näiteks mingisuguse eriti rariteetse vinüüliga, ma ei tea, näiteks kellegi vanakooli tüübi Ed Rushi juurde läinud, mille peale ta löövad silmad säramas, ta teab seda, et neid taapleit on põhimõtteliselt mingi 5 tükki maailmas välja antud ja sul on nendest üks? Vanakooli nimedest ma kohe niimoodi ei oskagi sulle öelda, et pigem praegult on tendents, et kui noored artistid värskelt tulnud välja, eks ole, et kui nende muusikaga, et nad on ise noored, eks ole, vähe olnud selles stseenis sees, eks ole, et nendele kindlasti pakub nagu võib-olla kõige rohkem seda rõõmu, et keegi ostab ja siis tuleb küsib autogrammi peale, et mis toimub, eks ole. Aga vanadest ma arvan, et see oli sul hea vihje nagu, et Ed Rush, et temaga küll otseselt ei ole, aga
aga kõige eredam mälestus lähiminevikust on Vegas. Bad Company üks liige, eks ole, kes sisuliselt tema üksinda ajabki seda asja. Et tema oli küll väga positiivne, et keegi tuli üldse see vana mõneti rariteetse plaadiga tema. Aga siis ma küsingi siinkohal, et milline on kõige rariteetsem vinüül üleüldse su vinüülide kogus, mis on signeeritud? Raske öelda, ma arvan, et pigem on mingid limiteeritud väljalased, ma ütleks, et isiklikult Rockwelli vinüül, mis mängib tagurpidi, et see on tõenäoliselt kõige hinnalisem, mis on need ka Rockwelli poolt signeeritud ja muidugi ennist mainitud Vegas, et Vegas ja T-Breach tegid koos ühe loo Metalhead sealt ja nüüd on nagu nende mõlemad autogrammid peal, et see on tõenäoliselt vist vähemalt Vegas enda sõnul unikaalne, et tema ei ole rohkem nagu ühtegi sellist plaati signeerinud, kus on mõlemad T-Breach ja Vegase autogramm. Kas sa müüd ka neid plaate või? Kas see rahalist väärtust on võimalik ka sellele juurde panna või see on niisugune liiga 21. sajandi materialistliku poisi küsimus praegu? Nii üht kui teist, ma arvan, et emotsioonidele on nagu raske rahalist väärtust anda, aga kindlasti annab arvutada muidugi välja, et palju mingi plaat turul praegult maksab, eks ole, ja natukene paned seal oma poolt midagi juurde, eks ole, et sellega saab tõenäoliselt kogule mingisuguse summaarum mingisuguse hinde anda või... Numbrit öelda ei taha? Või ei oska? Ei oska, ausalt öeldes ei oska, jah, see on... Okei, ma küsiksin viimase küsimusena, et kas sul on Wilkinsoni ja Covey, kes on tänase Beach Grindi peaesineja, kas sul on nende vinüüle ka juba nii-öelda siis autogrammiga olemas? On, soojendus on tehtud, kui nad vist, kui ma mälu ei peta, eelmisel aastal said siin käidud, eks ole, ka Grindi raames muidugi. Et on mõlemalt, aga palju on puudu. Wilkinson on muidugi oma albumiga väga suure koguse välja lasknud. Täna sul on ka vinüülid kaasas, jah? Täna sa kavatsed oma püha missiooni jätkata? No ikka jah, selles suhtes, et mida on juba korda alustatud, et vähemalt nende artistidega nagu kuhugine maale jõuda, et eelmine kord jäi kripeldama, et mõni asi oli puudu ja ega ei teadnud, et see album nii populaarseks osutus, et tal kõik need singlid, mis on vinüüli peal välja lastud, on väga head. Väga kõva. Ma soovin oma poolt igal juhul praegu kivikotti ja mitte sinna kotti, kus sul need vinüülid siis on. Ja lähme vaatame siis natukene tantsivaid humanoide. Näeme varsti.